Tere tulemast! Minu nimi on Pille Trolle ja mul on rõõm sind siin tervitada. See võib olla sinu päris esimene kokkupuude pilatesega. Aga see võib olla ka rohkem süvitsi minek ja võib olla taaskohtumine. Kõige enam loodan, et see saab olema sinu enda eneseavastuse teekond. Ja me teeme seda koos. Saad tunda, milleks su keha võimeline on ning leiad oma meele ja keha kontakti. Ma usun, et sa avastad endas energia ja lood seda pilatesega juurde ja ma soovin, et tunned omal nahal, et liikumine on tore ja lõbus ja need 15–40 minutit päevas sina ja mina ja su matt me praktiseerime koos pilatest ja sa võid üllatuda, milleks sa tõesti võimeline oled. Aga mis see pilates siis on? Kas on lihtsalt treening, nagu treening ikka, või on seal mingi sügavam sisu? Pilates on harjutuste ja hingamise süsteem, mis arendab keha ühtlaselt, ta korrigeerib kehahoiakut, taastab elujõu, elavdab vaimu ja tõstab tuju. Pilates on enam kui rida harjutusi, see on pigem ellusuhtumine ja filosoofia. Treeningsüsteem mõjutab kogu olemust, keha ja hinge. See aitab märgata ja olla teadlik muutustest, mis meis erinevatel tasanditel toimub ja need muudatused võivad olla positiivsed, näiteks tõusnud energiatase, meie tervise paranemine, hea uni, head suhted või negatiivne. Tunneme stressi, väsimust või siis pingeid ja valusid. Pilatese positiivne efektiivsus seisneb selle põhialustes, milleni me varsti ka jõuame, mitte otseselt harjutustes ja abivahenditel, mida me treeningus kasutame. See on keha ja meele süsteem, mis ei paranda vaid mõõdetavaid omadusi inimese kehas, milleks on jõud, painduvus ehk liigutuste ulatus ja vastupidavus, vaid pöörab tähelepanu ka teadlikkusele, harmooniale meis, kontrollile ehk siis vastutuse võtmisele, efektiivsusele, kvaliteedile ja funktsionaalsusele. Pilatesel on positiivne mõju meie elu igasse valdkonda, sest et treeningus omandatu ja harjutatu tuleb kaasa meiega tavaellu. Jõudab Pilates on öelnud, et füüsiline liikumine on esimene vajalik rekvisiit õnnele. Võid ka ise olla kogenud, kui õlad on längus, siis on raske ka naeratada või siis vastupidi, et kui meil on kurb tuju, siis vajuvadki õlad längu. Aga samas, kui sirutad selja, siis lähebki tuju juba paremaks, sest et saame tunda üht emotsiooni korraga ja keha mõjutab vaimu ja vastupidi. Ehk äratades üles 1000 apaatsed lihasrakud, äratame üles ka 1000 apaatsed ajurakud. Aga mis need pilatese põhialused ehk printsiibid siis on? Neid on enamasti märgitud ära 6 ja nendeks on keskendumine, kehaasend, kontroll, täpsus, hingamine ja sujuvus. Ja need põhialused kõik tuleks meeles hoida, kui me treenime. Aga alustame algusest. Mis see keskendumine täpsemalt on?
Keskendumine on sild taju ja liikumise vahel. See on kohalolu ja iseendast teadlik olemine. Meil on alati see hetk, mis hetk on hetkel käes. Ehk järgmine hetk alles tuleb ja eelmine juba oli. Nii et meil ongi praegune hetk. Ja see on teadlikkus oma tegevusest. Oma päevast umbes 95% ajast töötame me automaatsüsteemil ehk tegutseme automaatsüsteemil. Ja kui me keskendumine on hea, siis see aitab tööle panna õiged lihased ja vältida ülepingutust. Me võime keskenduda erinevatele detailidele. Näiteks hingamisele keskendumine aitab hoida liikumisele sobivaimat rütmi ning fokusseerida mõtted. Me saame visualiseerida. Keskendumine peab olema mõõdukas, et ei tekiks ülemõtlemist. Keskendumine on oma olemuselt liikumist mõistev protsess, kus keskendumise ja taju koos toimimise korral ei muutu mitte ainult liigutused täpsemaks, vaid kogu töö saab just nagu meditatiivse varjundi. Ja kutsun sind osa saama väiksest keskendumise harjutusest. Kui sul on kodus näiteks rosinat või ükskõik missugust kuivatatud marja, puuvilja või siis hoopis mõni värske puuvili, ma soovin, et sa võtaksid ühe söödava asja ja võtaksid selle endal peopesa peale. Võid alati panna kuulamise pausi peale ja tagasi tulla, kui sul on leitud sobiv abivahend. Aseta see endale peopesa peale ja vaata seda. Missugune see on? Keskendu ainult sellele, mis sul peopesa peal on. Mis värvi see on? Kas see on sile? Mis tekstuuriga ta on? Nuusuta, kas sellel on lõhna? Mida see lõhn meenutab? Kuula, kas ta teeb häält, kui sa veeretad seda natuke peopesa peal? Nüüd pane see endale suhu või kui see on suurem puuvili, võta üks amps. Tunne seda tekstuuri endal keelel. Tunne maitset. Kas on hapu või magus? Ära veel näri. Natuke lutsuta teda. Tunneta, mis tekstuuriga see on. Ja nüüd võid närida ka. Kas maitse muutus? Kas ta jäi hammaste külge? Kas see maitseb sulle? Ma loodan, et sa tajusid seda, kuidas sa keskendusid
ühele tegevusele. Ja nii toimub ka Pilatese treeningus. Ehk tähtis on see, et me oleme praegu ja siin. Ja kui sa asud treeningut tegema, siis sea endale mõnus koht, kus sind ei sega miski ja sa saad keskenduda iseendale. Iseenda keha tajudele, paned tähele, kuhu tekivad pinged, pane tähele, mis harjutusi on vaja veidi muuta iseenda järgi. Kui kael väsib, langeta pea. Ehk ole kohal. Võta see aeg iseendale ja ole kohal. Aga nüüd ongi aeg. Rullime mati lahti või aseta põrandale rätik või mingi pehmendus, mille peal sa saad harjutusi sooritada. Ja hakkame pihta.